Eetris on uudised ja stuudios Rohke Debelak. Valitsuse täna hommikuses pressiteates märgitakse, et saatse saapa probleemidega on tegelikult tegeldud pikki aastaid. Väiteid, et riik oleks probleemi olemasolu eiranud, ei vasta tõele, märgib siseminister. Tegevuskava on ammu valmis ja saatse saapa maa-aluse tunneli ehitustööd juba alanud. Kui keegi on imestunud, kuhu kaob riigieelarvest raha, siis tegemist on kalli projektiga tundlikus piirkonnas ja tegemist on ka riigi saladusega. Eeskätt tuleb tunneli ehitamine salajas hoida Venemaa eest, sest keegi ei tea, kui sügavale maa sisse Venemaa arvab oma territooriumit ulatuvat. Kui saatse saab alune tunnel valmis saab, siis hoitakse seda igaks juhuks saladuses ka kohalike elanike eest, märgitakse salajases pressiteates lõpetuseks. Ja mitmesugust. Eile moodustati Eesti keskmiste inimeste liit, mis hakkab, nagu nimigi ütleb, ühendama keskmisi inimesi või inimesi, kes sooviksid väga keskmiseks inimeseks saada ja liidu kaudu oleks siht kergem saavutada. Põhjusi on palju, keskmine palk tõuseb kogu aeg vastukaaluks tavalistele inimestele, kelledest suurem osa ei ole palgatõusust kuulnud mitu aastat. Keskmiste inimeste pangakontodel hoitav raha kasvab iga aastaga, samuti tõuseb keskmine eluiga ja keskmine inimene elab juba 13 aastat kauem kui tavaline inimene. Keskmiste inimeste liit hakkab korraldama ka seminare ja töötubasid teemal, kuidas saada keskmiseks inimeseks ja kaugem siht on, et keskmiselt oleks iga Eestis elav inimene keskmine. Ja tööturu arengutest. Valitsus kehtestab peatselt korra, mille kohaselt saavad Eesti töötud ennast võõrtööjõuna arvele võtta. Kohalikku tööjõudu reeglina ettevõtetel vaja ei lähe, küll aga on terav puudus võõrtööjõust ja ettevõtjate surve valitsusele lubada riiki järjest suuremat hulka võõrtöölisi kasvab. Kui aga Eesti töötu saaks ennast võõrtööliseks koolitada koos vajaliku plastilise kirurgia sekkumisega, siis on võidus kõik. Töötu saab valida, kas ta opereeritakse India, Pakistani, Iraani, Kasahhi, Hiina või veel 37 erineva päritoluriigi võõrtööliseks. Lisaks plastilisele kirurgiale tehakse ka maovähendusoperatsioon, koolitusega kaasneb ka keeleõpe. Eesti tööturg peaks täielikult suutma võõrtööjõu vajadused katta veel lähema 30 aasta jooksul. Riigieelarve seisu parandamiseks on valitsusel ka konkreetne plaan olemas riigimaa vähem metsastel aladel alustada aardeotsingutega. Selleks võetakse veel selle kuu jooksul ametisse täiendavalt 300 detektoristi, kes hakkavad riigimaid läbi kammima ja leitud aardeid riigieelarvesse kandma. Tasapisi ostetakse ka maid juurde ja aarded peaksid Eesti riigieelarve tugitalaks number 1 saama juba lähema 3 aasta jooksul, märgivad valitsuse juhtivad analüütikud. Ja lõpetuseks ka ilmast. Tallinna ilmajaama andmetel tiheneb tänapäeval pilvisus ja kõikjal Eestis võib hakata vihma sadama. Põhjas elav 67-aastane Liina Lütnikov ütles aga, et viis täna hommikul kell 8 pesuõue kuivama ja vihma ei või hakata sadama mitte mingil juhul. Ja mina nüüd siis ka ei tea, mis saab. Kuulsite uudiseid.